oli kadunud pimedusse, sõltuvuse küüsis ja lootusetus olukorras. Mis viis Villi Võrgu sellisesse musta auku ja kuidas ta leidis tee tagasi? Valmistu nägema elumuutust, mis tundus võimatu. Sündisin siia ilma täiesti tavalise poisina. Mul olid ema ja isa. Käisin Rakveres koolis ja 13. eluaastast hakkas mu elu lihtsalt vähe kiiva kiskuma, et enam ei teinud nii palju sporti. Hakkasid tekkima halvad sõbrad, proovisin esimest korda õlut ja suitsu ja siis ei viitsinud enam koolis käia ja 17-aastaselt pandi mind kahjuks Venemaa vanglasse ja sealt tagasi tulles mõtlesin täpselt samamoodi, et äkki ma saan paremaks kuidagi ise, et enam neid lollusi ei tee, aga see oli ainult mõte, sest seal lisandusid uued sõbrad ja need uued sõbrad ei olnud mitte head sõbrad, vaid vanad kaagid ja elu läks palju hullemaks. Nii et kui ma olin jõudnud 25. eluaastani, siis ma tahtsin juba endalt elu võtta, et ma olin omadega nii ummikus ja nii puntras, et ma ei käinud tööl, ma ainult virutasin ja laaberdasin ja kaklesin ja tegin igasuguseid lolluseid. Aga siis ma kohtasin Rakvere turuplatsil usklikke ja nemad laulsid seal halleluja, halleluja, Jeesus elab, lallalla, ja ma olin täitsa purjus seal ja mõtlesin, mis hullud laulud need siin linnas on. Ja saad aru, ja lähen nende usklike juurde ja ma olin täitsa purjus, ma viskasin nende ette pikali maha ja ütlesin, et kui teie Jumal mind maast lahti ei tõmba, siis ma annan kõigile peksa. No kõigepealt, eks see sündis ju rohkem kui veerand sajandit tagasi, esiteks. Aga see oli tegelikult meil selline regulaarne. Me võtsime koguduses ette niimoodi, et me käime iga laupäev väljas tunnistamas. Ja meil oli seal võib-olla paar kitarri, ma ei tea, 4-5 inimest reas ja võtsime laulu üles ja hakkasime laulma ja tunnistama. Need, kes siis jäid kuulama, need siis jäidki kuulama. Ja siis ilmuski sinna Villi. Tal oli seljas must ülikond ja tal ei meeldinud see, mis me tegime seal. Ja ega ma nii täpselt ei mäleta, aga igatahes üks moment ta tõepoolest oli pikali meie ees oma selles mustas ülikonnas ja ütles, et kui praegu teie Jumal siin mind püsti ei tõsta, siis ma annan teile peksa. Et selline variant. Ja ma ei tea, kuidagi see olukord niimoodi lahenes, mis tema peast toimus, eks mina ei tea, aga lõpuks ta ajas ennast püsti. Ja siis tuli välja, et üks nii-öelda meestest, kes meiega kaasas oli või sel ajal ta oli noor poiss, oli temaga käinud koos sõjaväes. Ja tema siis nagu läks just Villi juurde ja tõmbas ta eemal, et kas ma võin su eest palvetada. Ja nii ta oligi. Ja tegelikult seal maas olles mõtlen, et kuule, kuidas mina saan, ma olen pätt, ma olen kriminaal. 3 korda nädalas hoitakse mind Rakvere politseis arestis, küll käeraudadega, küll ilma. Ja nemad on pühad inimesed, nad käivad kirikus, nad on nii toredad, säravad, rõõmsad. Kuidas ma saan neile peksa anda? Ja mõtlen selliseid mõtteid seal maas. Ja üks pastor, kes mängis kitarri, ta mängis 3 korda kiiremini. Hakkas käsi käima ja mõtles, et täna me vist saame peksa tõesti. Aga mina seal maas mõtlesin, et kuule, ma ei saa neid näpu otsagagi puudutada. Ja hüppasin ise sealt püsti, vaatasin 2 venda joovad õlut, läksin andsin neile kolakat, et nad ei kuule, kui ilusasti tüdrukud laulavad seal. Ja siis ma mäletan, et üks sõjaväekaaslane oli selles samas pundis ja tema tuli minu juurde ja ütles, et Villi, kas ma võin su eest palvetada? Ja ma mõtlesin, et mul ei ole kunagi keegi palvetanud ja ma ei ole kunagi midagi Jumalast nagu proovinud. Jõulude ajal muidugi olen, nagu iga tavaline eestlane käib jõulude ajal kirikus ja ma olin ka purjus, käisin kirikus, käisin isegi küünlaid panemas seal oma lähedastele hingedele ja tegin nagu traditsiooniliselt kõik õieti. Aga see sõjaväekaaslane palvetas, ütles Villi, tahad ma palvetan su eest? Ma ütlesin, okei, lase käia. Ja siis ta ütles, et Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja võt see oli selline lause, mille peale ma mõtlesin pärast, ma läksin koju ja mõtlesin huvitav, mis minuga nüüd toimus.
aga ma tahtsin sellest lausest lahti saada. Ma mõtlesin, et ma ei oska ise armastada. Mul oli ema, kes tegelikult armastas mind, aga mult võeti ta nii vara ära. Ma olin 5-aastane, kui mul ema ära suri. Et mul ei ole sellist lähedust olnud, mind ei ole armastatud ja kuidas mina oskan teisi armastada. Ja nüüd järsku keegi ütleb, et Jumal armastab sind, see, keda ma ei näe. Et kuidas ta saab mind armastada. Ja ma olin nii meeltesegaduses, et ma hakkasin uuesti jooma. Ma tahtsin sellest lausest lahti saada, aga iga kord, kui ma sõpradega uuesti viina võtsin, täpselt seesama lause. See lause ei lasknud mind lahti, mina tahtsin temast lahti saada, aga see lause mind lahti ei lasknud. Ja ma jäin iga kord niimoodi pildituks, et ega Jumal ju laseb teha ka neid asju. Ta laseb teha, et ta on vaba valiku inimese kätte andnud. Ja sellel hetkel ma ei teadnud Jumalast mitte midagi. Kui kõik näis kadunud, süttis Villi sees lootuse säde. Usu ja tahtejõu abil hakkas ta oma elu samm-sammult uuesti üles ehitama. Tuli hetk, mis muutis kõik. Et ma 2 kuud tarvitasin erinevaid narkootikume, alkoholi ja järjest panin niimoodi, et ma tahtsin sellest lausest lahti saada ja lisaks sellele, et ma sellest lausest tahtsin lahti saada, mul oli juba eluisu ka otsas. Ja siis viimase narkootikumi ajal, kui ma võtsin ühe topeltkoguse, ma mõtlesin, et ma teen enesetapu. Et see on mu viimane narkootikum ja nüüd ma lähen võtan endalt elu. Ja see oli küll kohutav, sellepärast, et ma ütlesin oma sõpradele kõigile, ma panin 2 korda rohkem LSD-d endale ninna ja ütlesin sõpradele, et nüüd tänasest päevast te rohkem mind ei näe. Nemad muidugi naersid, sellepärast, et nad olid ka laksu all. Ja siis ma nägin esimest korda elus viirastust või draakonit, kellel oli 9 nägu ja need olid kõik Rakvere politsei näod. Sellepärast neid ma kartsin kõige rohkem. See oli kohutav pilt ja ma mõtlesin, ma neile elusalt kätte ei anna. Jooksin eest ära, pea oli nii segane sellest narkootikumist. Viskasin oma tossud minema, viskasin oma toavõtmed minema ja kuulen nagu stereo kõrvaklapid. Ütleks mulle, Villi, sul on üks võimalus. Hüppa puu alla, võta T-särki ja kägista ära ennast. Ja ma läksingi, ma hüppasin puu alla, võtsin T-särgi seljast ära, hakkasin ennast ära kägistama ja käed olid nii pehmed, et ma ei saanud seda teha. Ja siis korraga ma kuulsin taevast juba, ma ei tundnud enam seda sõjaväekaaslast ega kedagi seal ei olnud ju, aga siis tuli taevast nagu sõnum otse mulle. Villi, ma ütlesin sulle, jäta joomine ja ma armastan sind. Ja siis ma vaatasin ringi, mõtlesin, mis värk see on, kes see muga räägib. See oli kohutav ja täiesti imelik tunne ja siis ma nägin ennast nagu reaalselt kõrvalt. See sama kõva mees, kes kõrtsudes kakles, see sama kõva mees, kes lõi ninasi ülesse, oli nüüd oma elu lõpus. Vaatasin ülevalt alla, pall ja jalu, lühikesed püksid jalas, ülakere paljas ja ainsad asjad, mis mul olid võlad. Ja see sõnum taevast. Ja ma ei osanud midagi peale hakata sellega. Ma jätsin oma need riided ja asjad sinna ja küsisin esimest korda elus, tegin oma elu esimese palve. Küsisin Jumalalt, et kui sa tõesti olemas oled, ma tahan oma kodutoa võtmeid tagasi saada. Ja täpselt sama reaalselt, nagu ma nägin seda draakonit. Ma nägin ühte põõsast, läksin 200 meetrit tagasi, panin käe põõsasse ja võtsin need toavõtmed. Ma ei teadnud, kuhu ma need viskasin, ma ei teadnud absoluutselt. Ja siis ma hoidsin neid toavõtmed endal käes ja teine palve oli, et Jumal, saada mulle mingi auto. Kui on võimalik, saada mulle mingi auto. Ja siis tuligi üks sõber. Ja sõber ei olnud mind eluski niimoodi näinud sellises olekus, lühikeste pükstega, palja jalu, ülakere paljas. Ta küsis esimene asjana, et Villi, kas sind tehti tühjaks või? Tõsteti riietest ja asjadest välja või? Ma ütlesin, ei tehtud, et vii mind ruttu koju. Tahad suitsu teha? Kuule, ma ei ole sind sellisena näinud. Ma ei taha mitte midagi, vii mind ruttu koju. Ja siis ta viis mind koju, ma vist ei öelnud talle isegi aitäh. Ja jooksin ruttu oma 5. korrusele, vaatasin esimest korda üle selle toa ukse. Ja see oli kohutav, see oli nagu põrgu. Seal, kus ma olin 2 kuud järjest paugutanud, uks oli kirveauke täis, kõik kilukarbid, igasugused tuhatoosid, kõik, see oli nagu põrgu mul toas. Ja tõmban selle ukse lahti ja enda sees käib ikka võitlus, et kuule, tegelikult ei ole ju Jumalat olemas. Tegelikult ei ole, see on Villi mingi loll, sa oled nii segaseks juba ennast tõmmanud narkootikumidega, et nüüd sa hakkad kuradit ja Jumalat juba segamini ajama, et nagu kahe vahel mingi värk. Et ei, ära seda küll usu. Ja siis viskasin voodi peale pikali, mõtlen, et kuule, kõik hakkab ringi käima, kõik hakkab kõikuma ja tulevad jälle see sõjaväekaaslase sõnad meelde. Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, okei, ma teen oma kodus siis veel
ühe proovi ja hakkasin nagu provotseerivaid palveid tegema Jumalale. Küsisin Jumalalt, et Jumal, kui sa tõesti olemas oled, pane mul kodus kardinad liikuma. Iseenesest väga loll palve on, aga Jumal armastab inimest nii palju, et ta tegi seda. Ta pani need kardinad liikuma. Sellel hetkel ma ei teadnud, et see nagu Jumal on. Ma mõtlesin, et ei, mu rõduuks oli nii palju lahti, et siit tuli kindlasti mingi tuuleiil ja see pani need kardinad liikuma. No kes see selle tuule pani, eks? See on kindlasti Jumal ju. Ja teine palve, mis muutis kogu mu elu ja seda suhtumist, oli see, et ma palusin, et Jumal pane mu akna taha Eesti rahvuslinnud. Ma elasin 5. korrusel ja 5. korruse akna taga lendasid 7 pääsukest. Ja ma käisin 4 korda vannitoas nägu pesemas, et kas see on allukas või see on päriselt. Ja saad aru, ja tegelikult pühi ja pese, kui palju tahad, aga kui Jumal vastab su palvele, siis nad lendavad seal. Lihtsalt mina ei tea, ma ei olnud neid enne näinud ja ma ei ole pärast näinud, aga sellel hetkel toodi need 7 pääsukest sinna. Ja see oli kõik, siis ma otsustasin, et nüüd ma lähen kirikusse, nüüd ma teen tõesti proovi, ma ei ole seda proovinud, aga ma lähen otsin need usklikud ülesse, kes tänaval laulsid, et kus see sõjaväekaaslane mul käib ja kus need ilusad tüdrukud on. Ja siis ma ei teadnud ju üldse, millal kirikud lahti on. Luteri kirikut ma teadsin, aga nemad ei olnud Luteri kirikus, et ma teadsin, et nad kuskil mujal käivad. Ja siis Rakveres endise pioneeride maja vastas oli üks kirik, mida ma teadsin, see oli Karmeli kogudus. Ja ma ei teadnud, mis kell seal üritused on või midagi, aga see oli neljapäevane päev. Minu ülesanne oli, et ma teen kuraditosina päeval 13. augustil 1998, et ma teen kuradile lõpu peale ja et marsin kirikusse 13. kuupäeval. Ja see oli neljapäevane päev ja ma hakkasin kirikusse minema. Ma olin otsustanud ja ma olen selline inimene, et kui ma midagi olen otsustanud, et siis ma teen ka, mind ei huvita, kas või 0-4, aga ma lähen. Ja ma läksin kirikusse, aga enne kirikut 200 meetrit täpselt samad kõrvaklapid visatakse mulle pähe. Villi, kuhu sa lähed? Sa oled loll, mõtle, mis su reputatsioonist saab. Mõtle, mida pätid mõtlevad. Su autoriteet langeb kriminaalses maailmas. Sa kaotad kõik. Istu maha, tee üks suit siin. Ausambamäel, Rakveres oli enne seda kirikut on üks Ausambamägi. Et istu sinna pinkide peale, tee üks suit. Ma ei tahtnud mitte midagi teha. Ma tahtsin kirikusse minna. Ja jalad läksid nii raskeks, sa ei kujuta ette, selline tunne nagu ketid oleks jalgade külge pandud ja lähed ja ma mäletan, ma tõmbasin selle kiriku ukse lahti ja see tegi nihukese kligina. Ja kõik, kes kirikus olid, kõik vaatasid, mis asja see mees siia tuleb. Noh, mina mõtlesin, et nemad vaatasid sedasi, aga tegelikult koosolek oli juba alanud seal ja ülistus käis. Ma jäin sinna kiriku taha otsa ja jäin ootama, et kui see ülistus lõpeb, siis mina jooksen sinna ette. Ma tahan enda elu muuta, et ma tahan päriselt selle Jumalaga, kes vastas mu palvele. Ma hakkasin nagu asju kokku viima, et see, et ma ei saanud enesetappu sooritada, oli Jumala soov. Nüüd olen ma kirikus, ma ei teinud suitsu, ma ei kuulanud neid kuradi stereo kõrvaklappe, vaid ma tegin selle otsuse ja läksin. Ja ma mäletan, et sellel ajal oli pastor Meelis Eti. Tema ütles, et Villi, tule siia lava peale ja seal seina peal oli ilus rist. Ja siis ta ütles, et pane siia risti ette põlved maha, et täpselt nii palju, kui sa Jumalalt andeks palud, täpselt nii palju ta annab sulle andeks. Kui sa siit vanast elust midagi kaasa võtad, siis hakkad sellega usuelus vaeva nägema. Ja ma küsisin, kas ma oma nime võin võtta. Ja siis ta ütles, et muidugi, Jumal peseb su nime puhtamaks kui lumi. Ja see oli vägev kogemus, kui mu eest palvetati. Ma sain, mäletan, et mul läks täiesti kergeks. Ja seal oli veel üks huvitav asi oli, et mina ei teadnud üldse, kuidas see palve käib või mismoodi need asjad käivad. Ja seal kutsuti üks vanem proua, kutsuti ka minu eest palvetama ja seal olid veel mõned ustavad, keda pastor pidas vajalikuks veel minu eest palvetama kutsuda. Ja ma mäletan, et seal palvetati niimoodi, et see vanem proua palvetas mingis imelikus keeles. Mina mõtlesin, et ta räägib otse heebrea keeles Jumalaga kõik minu mured ära. Jumal tänatud, et keegi on vähemalt, kes saab otse Jumalaga sidet pidada. Ja sellest hetkest muutus mu elu täielikult. No see teekond, kuidas seda siduda?
ütleme põgusalt me olime nii-öelda pooltuttavad, nii nagu väikeses linnas ikka, sa ju tead, noori inimesi, kes siis on, me oleme ühes koolis käinud, ühes väga suures koolis, erinevates paralleelides, tema oli spordisuunal, mina olin kunstisuunal, need kaks eriti kokku ei käi, ega teed meil ei ristunud. Ja pealegi mina olin ära käinud Tartus ja tulnud tagasi ja seda enam, tegelikult me ei suhelnud mitte kuidagi. Ja meie esimene kohtumine oligi seal tänaval, kui ta siis kuulis evangeeliumi ja ega ta ei teadnud ju, kust kogudusest me olime. Et me olime Elusõna kogudusest, aga tema muidugi ei teadnud ja Jumala sõna hakkas nii vägevalt nagu tööd tegema, et talle jäi see nagu pähe kinni või südamesse kinni, et Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. Ja ta jätkas oma elustiili 2 kuud, aga see lause ei jätnud teda maha ja see ajendas teda nagu otsima üles seda kampa, keda ta tänaval nägi. Aga ta ei teadnud, kust seda kampa otsida ja ainukene koht, kuhu tema oskas minna, oli Rakveres siis baptisti kogudus ja ta läks sinna ja seal ta tegelikult luges oma päästepalve. Ja kui ta seal niimoodi ümberringi vaatas, siis ta vaatas, et ega meid seal ei ole. Aga pastor ütles, et sealne pastor siis, et teil on täna õhtul võimalus minna usutelki, mille just meie kogudus siis oli korraldanud. Ja kui ta siis õhtul tuli ja mina olin sellel ajal selle koguduse pastor, siis ma palvetasin parajasti seal, kõndisin edasi-tagasi mikrofoniga seal, midagi ma palvetasin ja tema tuli sinna uksele. Ja siis ta nagu sai aru, et et see on nüüd siis see kogudus, keda ta siis tänaval kohtas. Ja sealt peale nagu hakkas meie tee nagu rohkem siis ristuma. Ja midagi siis hakkas vaikselt küpsama, ikkagi seal läks mitmeid kuid mööda, kuni me siis lõpuks nagu rohkem sõbrustama hakkasime. Ma kohtusin temaga esmakordselt meie enda Karmeli koguduses, see oli üks jumalateenistus ja Villi istus terve selle jumalateenistuse seal saalis, et ilmselt selle juurde, miks see nii läks, jõuame natukene hiljem, aga ma mäletan seda, et kui see koosolek läbi sai, siis Villi jooksis sinna ette ja tuli oma muret kurtma, jagama seda, et ta on väga raske, ta on väga paha olla ja võitlus tema sees käis. Ja see oli see hetk, kus mina teda esimest korda nägin. Ja ega ma ei saanud ausalt öeldes tema sellel hetkel nagu lõpuni aru ka, et kas see on nagu ehtne või ta kuidagi nagu mängib ja lihtsalt trikitab seal kirikus. Ma ei saanud aru sellest. Aga mõni aeg hiljem siis sai aru, et sellel on tegelikult nagu tõsi taga. Sest et me palvetasime Villi pärast, seal oli meie tollagne pastor Meelis Äti, oli praegune pastor Gunnar, olid veel mõned koguduse vanemad, mina olin ka seal ja ma mäletan, et meil käis vanas hoones sellel ajal ehitus, me tegime remonti, ehitasime poodiumit, see poodium on päris lõpuni veel valmis, aga sinna peale sai juba minna ja siis me panime käed peale Villile ja palvetasime ja ilmselt Villi võib-olla päris sageli nagu meenutab seda ka, sest need Meelise sõnad, meie endise pastori sõnad, Villil olid ja ma mäletan hästi, ta ütles, et Villi, nii palju, kui sa siia oma vana elu maha paned, siis Jumal selle siia ka jätab. Ja see oli minu esimene kokkupuude Villiga. See hetk, kui ma Karmeli koguduses siis esimesel koosolekul nagu ära olin, ma tundsin, et kõik kivid on mu pealt ära võetud, kogu see koorem on nagu jäetud sinna Jumala jalgade ette maha, selle risti ette maha ja tegelikult ma olen õnnelik, et mu nimi jäi alles, et nüüd on võimalik mul koos Jumalaga see nimi puhtaks pesta, et okei, ma ennem tegin kurja, tegin jamasi, rikkusin võib-olla seda nime, sest nii nagu tegelikult vanarahvaski Eestis ütleb, et mitte nimi ei riku meest, aga mees võib nime ära rikkuda. Mina tegin oma nimele küll läbi. Oleks võinud olla väga kõva sportlane, aga valisin selle vale tee ja sai hoopis paadunud joodik ja narkomaan ja kriminaal. Aga õnneks Jumalaga koos, alustades seda uut elu, siis ma tahtsin küll totaalset muutust ja ma võtsin nii palju, kui võimalik oli,
kirikus igast asjast osa, ma tahtsin päriselt, ma igatsesin seda muutust, sest mul oli vanast elust kõrini ja vot kui inimesel saab vanast elust kõrini, siis päriselt sa hakkad otsima väljapääsu. Minul sai, ma ei tahtnud elada niimoodi, ma oleks ära lõpetanud ennast kas auas või siis hästi pikaks ajaks vangi. Aga juba see aud ei olnud ka kaugel, et see hetk hoidis mind. Ma ei oska öelda, võib-olla see on ka Jumala kartus, aga kunagi ma ei ole usklikele nagu liiga teinud, kunagi ma ei ole neid niimoodi nagu mõnitanud või seekord jah, kui ma seal provotseerisin, aga minu see suur muutus on üks võib-olla väga äge seik, kui ma värvisin Karmeli koguduse seina ühe usuvennaga ja mu vanad sõbrad läksid alt mööda. Villi loll, mis sa siin teed? Ja ma ütlesin, ma värvin selle seina ära ja see on mu üks altuura objekt, et lihtsalt värvin siin ja siis lähen kohe järgmisele objektile. Ja siis see teine vend küsib mu käest, et kuule, kas sa käid kirikus altuural või? Ma ütlesin, ei käi tegelikult. Süda hakkas niimoodi kloppima. Ma mõtlesin, et kuule, ma ei saa valetada enam. Ja tegelikult ka ei saa valetada. Ma parem jooksen nende sõprade juurde ja ütlen, et kuule, mõelge, mis te tahate. Ja ma tulingi sealt tellingutelt alla, jooksin nende sõprade juurde, ütlesin, mõelge, mis te tahate. Aga ma käin selles kirikus ja ma olen teinud kannapöörde ja ma rohkem ei taha valetada. Et ma valetsen teile, et see on mu altuura, see ei ole mingi altuura, ma teen isegi tasuta seda tööd. Ma arvan, et seal olid selles tema muutumise protsessis, ilmselt olid need kõik etapid olemas. Seal oli nii sellist kiiret muutumist ja oli ka sellist järk-järgulist ja rahulikku. Et esmalt käis pauk heas mõttes, ma arvan, et see nagu kuidagi haakub hästi Villi natuuriga ka, sest kui ta tuli ja oma elu Jumalale andis seal, siis muutus oli kõigile märgata. See sisuliselt tähendas ikkagi päeva pealt seda, et ta tõmbas vana eluga, tõmbas joone alla. Ta lõpetas ära ikka nendel pidudel käimise ja seda nägid kõik, sest ta oli Rakveres ikkagi omal ajal väga tuntud kuju. Mina tean sellest kuulujuttude põhjal, aga neid lugusid on ikkagi omajagu palju ja ega päris mitmed seda alguses ei uskunud. Nii et seal alguses käis kõva pauk. Aga hiljem, eks me kõik teame ju seda, milline on see selline vastsündinu elu, et alguses kõik on nagu roosamanna, kõik tundub, et hästi lihtsalt tuleb kõik ja ise väga palju pingutama ei pea. Ja Villi elus oli see ka kindlasti nii. Aga siis ühel hetkel, Villi on tugev natuur, siis kuidagi Jumal hakkas teda oma teele viima. Ta sai õnnistatud alguses meie kogudusse, aga siis, kui ta leidis endale Maarja, kellega nad tänaseks pikalt abielus on olnud, siis Villi läks Elusõna kogudusse ja eks see tema selline teemandi lihvimine seal algas. Nii et ta on ka kindlasti käinud oma elus nii sellisest paksust ja vedelast kui ka tulest ja vasttorudest läbi. Nii et seal kõik komponendid on olemas. Ma ei oska isegi seda võib-olla nii hästi kirjeldada, aga tema puhul oli selline asi, et kui sa talle midagi räägid, mina olin selleks ajaks oma arust väga pikalt juba usklik ja ma olin pastor ja tema oli pätt. Ja see oligi nagu selline nagu omapärane konflikt ka, nagu, et mismoodi ta ei julgenud mulle lähenedagi selles mõttes, et ma olen ju pätt. aga kui me siis nagu rääkisime ja me palvetasime koos ja minu juures käisid ka inimesed palvetamas kodus nagu kodugrupis, siis ta tuli vahest sinna, siis tema suhtumine oli nagu väga-väga hea. Et tal ei olnud palju teadmisi, aga see, mida ta nagu aru sai, see moment, selle ta ka kohe rakendas. Või tema nagu, ta ei olnud selline kahtlev või võttis kogu aeg asju nii nagu on ja nagu hästi-hästi sellise lapsemeelselt, aga hästi nagu õige, mõnusa suhtumisega, et sa usud, et ta usub. Eks ju, et mõne puhul sa pead selgitama, sa ei saa aru, kas ta saab aru, aga tema puhul kunagi seda ei ole ja see on tegelikult siiamaani. Et võib-olla täna me töötame, eks ju, inimestega, kes on võib-olla vanglast tulnud ja nende teadmised võivad olla isegi nagu suuremad kui Villil endal, sest neil on aega seal väga palju piiblit lugeda. Aga see, mida ta teab, seda ta teeb, sellest on kindel, sellest on veendunud ja see on tal algusest peale niimoodi olnud. Ja see oli nagu väga kõnekas tegelikult ja usutav.
igapäevaselt ma tegelen nüüd samasuguste inimestega, nagu ma ise kunagi olin, sest Jumal on pannud minu sisse selle armastuse nende vastu ja ma käin tänavatel, ma kuulutan evangeeliumi, proovin inimestele saada nagu hea sõnumiga ligi ja öelda, et on midagi paremat. Ja me ise tegeleme ka rehabilitatsioonitööga, töömaja on meie rehabilitatsioonikeskuse nimi, et me seal teeme samamoodi sõltlastega tööd, et tegelikult parem elu on võimalik, see on meie slogan ja see ei ole mitte õhust võetud, vaid päriselt ka on parem elu võimalik. Et kui sa vahetad välja selle, paned maha oma vana elu, siis tegelikult Jumal annab uue elu, see ei ole mitte kergem elu. Ma ei räägi kellelegi illusioone, et paned oma vana elu maha, siis saad kohe miljonäriks. Vaid keegi ei keela meil saada miljonäriks muidugi, aga see ei tule niimoodi üleöö. Sa pead hakkama tööd tegema oma iseloomu kallal, sa pead tööd tegema päris töö kallal, käima tööl, õppima, võib-olla saama parimaks omal alal. Mina tahan saada omal alal parimaks, ma tahan Jumala jaoks olla kasulik sellel alal, et aidata inimesi tänavalt ära, aidata inimesi sealt surmasuust ära, et nad ei peaks maadlema selle narkootikumiga. Sealt ei tule õnne ja Jumal tegelikult aitab ja nii palju, kui mina olen näinud oma juures neid inimesi, nad ütlevad kõik, et oma jõuga ma ei oleks tulnud toime, aga ma usun, et see, kes on meist suurem, temaga koos on kõik võimalik. Ma ei teagi, ma ei võrdleks isegi seda niimoodi. Ühelt poolt ta on täpselt samasugune, et minu käest vahest küsitakse, et noh, et kuidas sa üldse julgesid sellise inimesega nagu abielluda või mis sulle temas meeldis või et see on ikka nagu riskantne. Ma ei tea, muidugi omalt poolt armumine ongi, teeb pimedaks ja sa ei nagu ei võtagi neid riske võib-olla arvesse, aga teiselt poolt ta meeldibki mulle sellisena, nagu ta on ja nagu ta oli. Et selles mõttes ta ei ole muutunud nagu isiku poolest, et täpselt selline positiivne, rõõmus, otsekohene, selline hea suhtleja. Kõik see on temas alles ja see oli ka alguses olemas, et ta ei ole arenenud selliseks. Ja teiselt poolt meil saab sellel suvel 25 aastat, kus me oleme juba abielus olnud, pluss veel aasta kihlust, eks ju. Et ikkagi me tunneme üksteist juba väga pikka aega, et me oleme koos kasvanud ja me oleme koos muutunud ja sellepärast me võib-olla ei näegi neid muutusi nii nagu selgelt, sest et me oleme kogu aeg koos ja me oleme kõik oma lapsed koos üles kasvatanud ja me oleme nii palju koos tööd teinud ja usus olnud koos ja selles mõttes me ei näe nagu neid muutusi niimoodi radikaalsena ja ma saan aru, et selle saate nimi on, eks ju, pööre, et vahel isegi, kui ma lähen kogudusse, siis seal ka inimesed ootavad kogu aeg muutust ja pööret, et ega Jumal ei ole segaduses, et ta on andnud meile ju elutee, eks ju, loomulikult me peame nagu pöörama sinna usutee peale, aga me ei pea seal nagu kogu aeg pöörlema nagu iga päev nagu hirmsasti muutuma ja nagu et me oleme nagu hästi nagu loomulikul viisil koos kasvanud ja võib-olla neid pöördelisi momente ei olegi nii palju olnud, kuivõrd see protsess, mis on tegelikult olnud äge. Ma arvan, et Villi lugu on ajatu, et ei ole vahet, kas me räägime sellest Villi loost, ma ei tea, 20 aasta pärast või sellest räägiti 15 aastat tagasi või räägitakse tänasel päeval, aga põhiline sõnum minu jaoks on ikkagi see, et see muutus, mille Jumal inimeses nagu alustab, et see on jääv muutus. Et kui paljud kardavad seda, et hurraaga minna ja justkui olla selline õhukese mullaga pinnas on nagu lihtne ja tõenäoline variant, siis Villi on näidanud seda, et see ei ole, sest ta tuli ikkagi väga raskest sõltuvusest ja sellisest keerulisest minevikust tuli hästi välja. Et see on kindlasti üks põhjus, miks see lugu on ajatu. Teine asi on see, et
siin tuleb mängu see evangeeliumi kuulutamise lugu, neid lugusid on mitte ainult Villiga, aga teistega ka. Et see viis, kuidas vaikselt seemneid külvatakse ja kuidas need seemned mingil hetkel hakkavad vilja kandma, et see on väga asjakohane Villi elus ka. Sest Villi on ise rääkinud sellest, kuidas meie praegune Karmeli koguduse liige Sigmar omal ajal kuulutas Rakveres kusagilt kaubanduskeskuse trepilt lihtsalt, siis kuidas Villi läks ja teda mõnitas seal kõigi ees ja ma ei mäleta, võib-olla isegi ähvardas. Aga midagi hullu sellest ei sündinud, ilmselt Sigmar tundis ennast ebamugavalt. Aga see oli üks põhjus, miks Villi tegelikult kirikusse jõudis ka, sest tal oli meeles see, et keegi kristlane kuulutas ja ta mingil põhjusel seostas seda meie Karmeli kogudusega, kuhu ta algselt tuli. Nii et miks see on ajatu, on see, et kuulutage evangeeliumi, ärge häbenege seda rääkige, et kunagi ei tea, milline seeme kannab vilja ja milline seeme vilja ei kanna. Et minu sõnum on lihtne. Sõnum inimestele, kes tegelikult on samas olukorras, kus mina. Sealt on väljapääs. Ma ka algul ei uskunud. Ma hakkasin lugema kõigepealt tunde, tundidest said päevad, päevadest said kuud ja tänaseks on neid juba 27 aastat. Mu lapsed on, üks on 22-aastane, üks on 24-ne, et tegelikult see kõik oleks olemata, kui ma ei oleks uskunud. Ma lihtsalt panin oma selle väikese usu, mis mul üldse on, et okei, ma lähen proovin. Ja kui sina maadled täpselt selle sama asjaga, narkootikumidega, ükskõik mis sõltuvusega, siis tegelikult tea seda, et sealt on väljapääs. Ära karda seda esimest sammu teha, olgu see kas või pisikene, leia endale üks sõber, sa kindlasti tead või oled kuulnud kellegi käest, kes on rääkinud Jumalast. Leia see inimene uuesti ülesse, küsida käest, mis ma tegema pean, kuidas ma saaks abi. Ja sa näed, see oli tegelikult minu elu kõige mehisem otsus üldse, kui ma praegu tagasi vaatan, et ma julgesin oma ego maha panna ja öelda, mina vajan abi. Vot seda on vaja tegelikult, ma olen suur mees, ma olen 140-kilone ja tegelikult ka seda ei ole kerge teha. Iga ego, sa võid olla 70-kilone ja sul on ikka ego 140-kilone. Et tegelikult seda ego on väga raske painutada, aga Jumal ei murra meie ego katki, vaid ta tegelikult tahab, et me oleme alistatud ja tänulikud ja alandlikud. Ja vot need kaks asja on need, mis on mind elus kandnud, alandlikkus ja tänulikkus. Kui need lähevad meelest ära, kust ma tulin, lähen ülbeks ja uhkeks ja lasen egol uuesti pea tõsta. Mis siis? Ma võin kirikus käia, aga seal võib ka ego samamoodi kasvada. Ma ütlen, et tegelikult alandlikkus ja tänulikkus, need kaks asja peavad jääma. Ja need on mul alles, neid ma hoian kalli hinnaliselt ja kui sa neid hoiad, siis sa näed, et su elu muutub. Täna on Villi lootuskiireks neile, kes kõnnivad pimeduses. Tema lugu on tunnistus lunastuse väest ja usust, mis annab uue elu. See on lugu mehest, kes sündis uuesti.